sellest, mida teie viimati nägite, ma panin selle siis oma esimese vlogi eile ülesse. Ja nagu tere hommikust. Ma isegi üllatusin nagu, kui hea vastukaja see vlogil oli, sest ma olin nii super närvis nagu. Aga täna on nii põnev päev, sest et nagu head sõbrapäeva. Täna on sõbrapäev, muidu. Mul pole ühtegi sõpra linnas. Et jah, hästi tore on nagu mu esimene sõbrapäev, kus kõik mu sõbrad on välismaal. Aga seest on mu boyfriend siin ja me midagi toredat koos teeme. Nii et see on väga tore. Nii et ega siin midagi muud ei olegi. Tõmban oma rasvase patsi pähe ja ilmselt mul tehakse täna mingi sonks, sest et mu juuksed on nii rasvased, et no mine minema. Miks alati tulevad mingid sellised punnid siis, kui neid nagu kõige vähem vaja on? Inimesed, kirjutage siia alla kommentaariumisse, kes aknega on võidelnud, et mis võtab nagu selle ära. Ma olen reaalselt nagu vist kõike proovinud, aga äkki on midagi, mida ma ei ole proovinud. Aga jah, ma pean nüüd kiirustama, sest et ma pean takso tellima. Ma pole midagi söönud ka, nii et see on ka nagu üli super. Nii et jah, ma ei tea, miks ma ikka veel siin seisan, ma peaks nagu minema hakkama. Tahaks midagi süüa, aga mul ei ole midagi süüa. Paismuti. Mu takso lihtsalt otsustas, et ta teeb mingi 4 ringi enne, kui ta minuni jõuab. Nii et ma lihtsalt seisan tõues ja ootan. Oh my god, ma nii kardan helikopterit, see pole okei. What is happening? Tuli siia mingi räige pulk. See oli huvitav, et kuidas ta nagu niimoodi oli öelnud üldse, vaata. Hakata hommikuks ka sööma. Meil sai nüüd trenn läbi ja nüüd me lähme kinno. Bridget Jonesi mingit uut filmi vaatama. Täna minu meelest esilinastus ka. Eellinastus. Vot eellinastus hoopis. Ma pole proovinud veel neid True Dates'e, neid virsikuga. Mis siis Haripot ka, et ma ei tea veel kumba ma tahan, aga ma ütlesin mõlemad. Kahe minuti pärast hakkab Eesti laul. Ja kes võidab? Ma teen panuse Tommy Cash. Kurat, ma olen Andrei ja Kelly jäävad ka kõrgele, sest et neil on nii palju fänne. Laud juba kaetud ka. Ma asjame igasuguseid asju. Vorsti, kurki, juustu, küpsu, pitsat. Nii et I'm so excited. Vaata, tal on see pusa. Ami. Praegu on esinenud ära juba 5 inimest ja minu lemmik on siiamaani Johanna. Mega vänger. Kes sinu lemmik praegult on? Ma arvan ka, et Johanna. Janek oli ka päris hea. Janek oli ka päris okei. Janek meile meeldis. Nii et 5 on lauldud ja Johanna ja Janek on praegu meie lemmikud. Okei. Aga Elisa Kolk oli nii hea. Siiamaani minu lemmik. Nüüd me oleme jõudnud 8. laulu juurde, nii et let's see! Kõik laulud on lauldud. Hindasin kõik laulud 1-12 pallil ära ja nüüd on vaja paika panna meie top 3, kes lähevad superfinaali. Kindlasti üks peab olema Tommy.
Tommi on meie üks superfinalist ja järgmised 2. Tommi, Andrei, Ant, ma arvan, ei lähe. Janek, Elisa, Elisa võib küll minna. Ann-Marle. Arvad, et Ann-Marle nii palju täretaks nii palju või? Võiks. Ann-Marle, Elisa. Ma arvan, et finaalis on Tommi, Elisa ja siis kas Andrei või Ann-Marle. Tead, ma panen Ann-Marle vahet üle. Minu arvates lähevad superfinaali Tommi Kass, Elisa Kolk ja Ann-Marleen. Superfinaali saab kas Janek või Tommi Kass. Nii, täna on uus päev ja selle puhul, et Tommi Kass Eurovisiooni võitis Maximasse, sest et me otsustasime, et me teeme siukse õhtu või issand jumal hommiku, et me sööme saiakesi, siis me viime Taaraga ära. Ütle siis midagi toredat. Midagi toredat. Maailma rekord pudelit ära võtsime multinektarit. Mõlemad on 4 saia. Perfektne pühapäev. Ole okei. Terve päev vaatasime Emilin Päriselt ja sõime neid 8 saiakest. Rohkem midagi teinudki. Ja nüüd me võtsime ennast kokku. Kell on reaalselt mingi 19:40 ja me otsustasime nüüd trenni minna. Ma olen väga uhke meie üle. Miks on alati see, et nagu öeldakse, et naistel läheb kauem aega ja siis alati jõuan mina enne ennast nagu riidesse valmis, et minna treeninguks anda. Kui ma nüüd väga aus olen, siis see trenn oli täpselt see, mida ma vajasin. Praegu oli päris mõnus, siis me käisime veel spaas ja saunas. Nii et nüüd ma lähen poodi, ostan midagi, tahaks kiirnuudleid. Ostan kiirnuudleid endale ja midagi head võib-olla söön ja lähengi magama. Liliga podcasti episoodi salvestus, nii et let's do this. Ja ma mäletan, et ma käisin gümnaasiumi ajal ka ühe psühholoogi juures. See on kool ja koolistress. Ma lihtsalt ei saanud aru, et see on ärevus. Ma lihtsalt mõtlesin, ma olengi mingi mõttel üle tegelikult iga päev. Ma jõudsin lõpuks koju, täna on mingi õudne ilm lihtsalt, lund sajab niimoodi, et uksest ja aknast tuleb lihtsalt sisse seda lund. Mul on mingi tunnika aega, et endale süüa teha ja siis mul hakkab juba üks loeng. Ma teen väikse hauli, mis ma praegu poest ostsin. Hapukoor, võtsin reaalselt kõige odavama. Mõtlesin, mida ma söön. Minipelmeenid, sest ma vaatasin neid valmistoite ja nad olid nii kallid. Ma mingi TikToki laive tegema, et raha teenida lihtsalt. Ma nägin, et Selveri köögil olid sõbrapäeva puhul mingid martsipani koogid ja nad nägid nii head välja. Nad olid -50 praegult, ehk siis ma ostsin need. Nii et päässin jälle ühe söögi. Ma tahtsin väikse review teha neile imelistele martsipani kookidele. Mu sina ei saa kahjuks. Muidu pole kõige suurem martsipani sõber, aga need kuidagi nagu isutasid nii hullult. Sa sööd ühe ära ja ega sa rohkem väga ei tahagi. Aga see ongi täpselt see, mida ma tahtsin praegu. Okei. Jäätis, tee ja popcorn. See on siis nüüd see koht, kus ma ütlen teile jällegi, et see video on nüüd läbi. Ma tundsin, et praegult on see ideaalne hetk see video kokku tõmmata, sest et mu nädalas ei toimu enam mitte midagi nii põnevat, mida filmida. Ma loodan vähemalt, et see video oli tore. Natuke näitas minu nagu igapäevast elu. Just võtsin oma vitamiinid ära, nii et võtke ka teie oma vitamiinid ära. Ja mine magama, ära scrolli, okei? Ma ei tea, kohtume juba varsti. Seniks siis tšau!